Kas tõesti ei tohiks juua sooja kraanivett? Soomes siis leiti uuringuga, kus osales 10 korteriühistut, et soojas vees eraldub bisphenol A ühend. Ja nüüd on küsimus selles, kuidas selle läheneda. Ma olen ennast harinud 6 aastat kogu selle tervisemaailmas. Ma olen kuulanud 1000 tundi podcasti, lugenud palju raamatuid, lõpetanud ka teadusmagistri sporditeadustes, ehk ma oskan ka teadusuuringuid lugeda. Siis ma jagan sulle mõtteid selle kraanivee seoses ja samamoodi, millele tasuks üldse mõelda, kui me tahame tervist säilitada, me tahame niimoodi, et meie kehasid tekitaks neid toksiinilisi ühendeid nii palju, siis mis on määrav selle juures? Siis esmalt selle kraanivee juures see, et ma rääkisin sugulasega, kes töötab siis 10 aastat Tartu veevärgis, ehk siis ma tahan autoriteetsed inimesed saada korralikult tagasisidet. Kui me kuuleme mingit infot, mingi tähtis isik, ma ei tea, YouTube'is, podcastis väidab miskit, siis tasub alati kriitiline olla. Sest igal ühel oma uskumus, igaüks tahab mõjutada meid. Sa kuulad mind, sul on mingi usaldusväärsus minu suhtes, siis samamoodi tasub võib-olla kriitiline olla minu suhtes kohati. Aga ma jagan sulle ausaid mõtteid, et sa võib-olla ka saaksid peas natuke lihtsamast neid asju. Siis antud uuringus on huvitav mõista seda, et 10 korteriühistut osales selles Soome uuringus. See statistika, kui oleks näiteks 200 korteriühistut, võib palju muutuda kohe. 200 korteriühistuga see number võib olla võib-olla statiliselt väiksem. Mida vähem osalejaid on, seda suurem see number võib olla. Ehk siis see statistiline tulemus ei pruugi olla nii tõene, kuna see ei anna tegelikult suuremat pilti. Mida rohkem inimesi uuringutes on, seda usaldusväärsem on. Randomiseeritud veel inimuuringud, siis antud uuringus leiti lihtsalt ühend. Pole uuritud veel, et kuidas see kehas kuidas keha töötleb seda, kas see kehas jääb kuidagi. Siis teine huvitav asi veel on selle uuringu koha pealt, et mis tähendab soe vesi. Kui meil on skaala ühes otsas 100 kraadi ja skaala teises otsas on 1 kraad, siis kus see vesi muutub soojaks, kus on ta külmaks? Antud uuringus ma lähtun praegu siis oma sugulaseks ütles, et seal oli 60 kraadi. Siis kraanis, kui me võtame selle, me paneme sooja peale, siis see vesi ei lähe 60 kraadi juurde. Ütleme, et ta on kuskil 20 kraadi, kui ta tuleb mu klaasi. Siis küsimus, kas selles nüüd on see ühend või ei ole? Kas see on soe vesi või see on külm vesi? Kuhu poole see liigitub nüüd? Ja see on nagu see koht. Üks kõige tähtsama soovitus, mis andis mul sugulane ka, siis kõige suurem viga, mida sa peaks üldse eirama, on see, et sa peale ööd teed kraani lahti ja lased kohe seda vett kraani. Ehk siis öö jooksul hakkavad need bakterid sinna kogunema, ehk sa soovitas 10 sekundit hoida seda kraani lahti ja alles siis lasta seda kraani vett oma klaasi. See on kõige tähtsam soovitus, mis ta ütles selle koha pealt. Nüüd lähme selle asjasse toksilisusse, ehk see plastiku teema, üldse me ümbritsevad hästi palju selliseid ühendid, mis kehal ei ole hea ja kahjulikud nii-öelda. Aga see kahjulikkus saabub doosist. Sellepärast, et suhkur on toksiline, kui me liiga palju seda tarbime. Alkohol on väga toksiline, kui me seda liiga palju tarbime. Alkoholi töötleb ainult meie maks. Ja maksal on kogu aeg koormus, kui me alkoholi tarbime. Vesi, kui me joome liiga palju vett, me võime ära surra reaalselt. Ja see on sellepärast, et ta on toksiline ka siis lõpuks. Kõik on toksiline, aga nüüd see kogus on see määrav. Teine oluline asi on see, et mis eemaldab seda toksilisust kehas, ehk meie keha on imeline süsteem enda parandamisel ja igasuguste ühendite eemaldamisel.
Ehk siis meie maks, mis ongi meie filterisüsteem, hakkab eemaldama seda, nagu tehakse detox, maksa detox ja kõik siuksed asjad. Ja nüüd lõpuks siis filtrid filtreerivad seda uriinina välja. Toksilisus saabub inimesel, kellel on probleeme maksa ja neerudega. See on nagu tõenäosus, et temal areneb välja kahjustav toime sellel näiteks bisfenool A-l. Versus kui ma tunnen ennast fantastiliselt, minu kehakaal on ideaalis ja ma tunnen ennast energiliselt kogu aeg. Kui inimene on ülekaalus, ma olen 36, kui 25 aastane ülekaalus kogu aeg, siis ülekaal viib meie keha põletiku taset kõrgemale, CRP. Kui me keha põletiku tase on kogu aeg kõrge, see tähendab, et keha kogu aeg töötab taastamisega. Et kogu aeg ta toob alla ja tihtipeale, kellel on kogu aeg põletiku tase, inimesed ongi hästi tihti haiged. Köhivad võib-olla siuke, et keha on inflammation nii-öelda. Ja see olukord võimendab kogu selle halvaga, mis me kokku puutume, rohkem sellel inimesel kui tervel inimesel. Ehk siis tervise peale mõeldes on väga oluline osa, et sa pööraksid tähelepanu oma kehakaalule võib-olla siis ja et sinu üldisele tasemel ehk sinu mitokondrid ehk energiakeskused töötaksid täisväärtuslikult. Ehk meie raku ainevahetuse ja energiajaamad võimaldavad hoida tervist head, et kõik haigused on seotud mitokondrite häirega. Ehk siis me keha ei saa toota teatud organis energiat piisavalt, et taastada ennast. Immuunsus ehk siis bisfenool A mõjutab immuunsust. Olles siis unecoach, unekoolitaja, uneteaduses pikalt sees olnud, siis öö esimeses pooles, kui meil esineb N3 kõige sügavama tund, toimub füüsiline taastamine, kus meie immuunsüsteem on kõige aktiivsem üldse. Meie keha kaasasündinud immuunrakud, NK-rakud, natural killer cell hävitavad kõik pahalised viirushaigused, vähihaigused, bakterihaigused, et me ei siis ei areneks välja see halb asi. Ja tihtipeale, kui me ei maga, me oleme oma selle toksiinidega kontaktis kogu aeg, siis me võibki areneda välja lõpuks haigus. Samamoodi siis geenid. Üks hea signaal on selle koha pealt, et mõned inimesed on hästi ülitundlikud igasuguste hallituse vastu, allergiate vastu. Ja see ei ole põhjus sellest, et see aine on nagu üleüldises mõttes halb, vaid on teatud 2 geeni, näiteks on GSD ja GBX geen, mis vastutab toksiinide eemaldamise eest, ehk siis geenid ütlevad organismile, mis on vaja nüüd teha ja see aktiviseerib meie siis glutatioon süsteemi, mis on hästi kõige tugevam antioksüdant meie kehas. Ehk siis me geenid määravad ka ja kui meil nagu see keskkond võib kuidagi pärilikkusega tulnud selline olukord, see geenid ei tööta, siis ongi meil raskem, aga tervel inimesel ei pruugi see mitte midagi teha, sest probleem on sinu kehas, meie kehas. See on 3. asi veel. Nüüd siis samamoodi, et need torud, mis meil on, tegelikult ongi plastikus kõik. Uponor, Soome firma, ma olen olnud ka ehitusobjekti juht, et igatahes enamus need torud on meil plastikut. Mille pärast? Sest vanasti olidki meil maailmist ja metallist, aga mis nendega esineb? Rohkem roostet. Ja me ei taha kraanivest roostet võtta. Ehk siis plastik on selle koha pealt ikkagi parem lahendus minu silmis. Ma ei ole ekspert selle koha pealt, ma ei ole nii palju uurinud sellest, et see oleks lahendus. Üks lahendus kindlasti võib-olla tulevikus ma näen sinna on pöördosmoosiline veesüsteem, ehk siis on sellised aparaadid, kus nad ise filtreerivad seda ja pannes tagasi need elektrolüüdid, mida meil on vaja.
ehk siis vees on oluline osa ka saada elektrolüüdid, et need mingi Brita kannud, minu arust oli ka mingi artiklid või et see turundus, mis Brita teeb, see ka ei ole nagu tõene. Et ma ei tea seda palju, aga igatahes, et mingi filtrisüsteemid on, aga mina proovin mõelda, et ma saaks elektrolüüte kätte, sest vee eesmärk on ka saada seda kätte, näiteks me higistame, igi on soolane ju, veri on soolane, et need on need, mis määravad ka meil energiataset teinekord. Siis rohkem vist ei olegi, ehk mõtle sellele, et see, mis ma rääkisin, on minu arvamus, ma ei müü midagi, tihtipeale täpselt iga nagu video, mis tehakse, võib-olla räägitakse, siis on eesmärk midagi võib-olla pakkuda, aga need on minu arvamused, ma loodan, et sa said peas natuke kergemaks seda asja, sest tihtipeale me võtamegi seda infot vastu kuskilt kohast ja ma soovitan ka sulle, et kui sa räägid midagi, sa usud midagi, siis ma küsin sulle, kust see uskumus tuleb. Miks sa usud seda? Kas sa oled lugenud miskit või sa lugesid Delfist, kas sul sõbranna, sa kuulasid ühte tuntud teadusinimest ja võtsid selle info endasse ja nüüd sa siis tuled. Et kõik me üritame mõjutada üksteist, mina üritan sind mõjutada. Ehk sa pead vaatama alati skaala ühte otsa. Mulle meeldib alati, kui keegi räägib miski, ma otsin inimest, kes räägib nagu vastu võib-olla sellele. Ja nüüd mul on kaks arvamust, kaks äärmust ja nüüd ma siis kohandan oma uue uskumuse lähtuvalt kahest arvamusest. Mitmelt inimeselt nii-öelda siis. Ja et ma loodan, et oli kasu sulle. Aitäh, et sa vaatasid selle lõpuni. Jaga oma kommentaari, oma mõtteid, et võib-olla on midagi sul huvitavat teada, äkki sul mingi hea teadusuuring, mis reaalselt siis viitab mõnele mingi inimuuringule või mingile asjale, mis on nagu usaldusväärne. Sest tihtipeale need artiklid ongi ühe äärmusega tehtud. Nii et aitäh sulle kuulamast.